Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame Pythoni moodulit Turtle, mis siis tõlkes tähendab kilpkonna. Moodulites on need Pythoni vahendid, mis nii-öelda standardvalikus ei ole. Mooduleid on väga paljude asjade jaoks ja üks nendest ongi selleks, et saaks kilpkonna liikuma programmeerida. Kilpkonnaks nimetatakse siis meie programmis sellist noolekest, kes oma virtuaalmaailmas ringi liikudes võib jätta maha jälje. Aga alustame programmeerimisega. Selleks, et joonistamisega alustada, tuleb esmalt importida kilpkonna moodul. Selleks siis avame Pythoni, trükime kõige ette from turtle import tern. See tähendab, et lisame kõik asjad moodulist Turtle. Esimese asjana proovime kilpkonna liigutada. Teeme seda lihtsalt trükkides käsu forward 100, forward ja sulgudesse 100. Selle käsuga liigub siis kilpkonn või siis nii-öelda nooleke edasi 100 pikslit ja paneme kõige lõppu ka käsu exit on click. Exit on click ja lõpusulud. See on siis selleks, et saaksime akna sulgeda. Salvestan programmi arvutisse, file, save as, salvestan selle dokumentidesse, loon siia uue kausta praegu, new folder, panen selle nimeks siis programmid. Ja siia kausta siis salvestan faili nimega kilpkonn. Võin siis öelda, et programmi faile ei tasu kogu aeg töölauale salvestada, nagu ma olen siin mõnes videos teinud. Et mina tegin siis praegu selleks eraldi kausta. Ja lisaks veel tähelepanu, kuna me tahame programmis kasutada Turtle faili, siis saame praegust faili kindlasti selle sama nimega nimetada. Aga kilpkonn sobib väga hästi. Ja vajutan save. Nüüd ei olegi muud, kui proovime, mida see programm teeb. Käivitan selleks programmi siit rohelise noolega ja on näha, et selle käsuga forward 100 liigub siis kilpkonn või see nooleke edasi 100 pikslit ja jätab enda järele joone. Sulgen siis siit aknast ja jätkame programmi kirjutamisega. On näha, et selle mooduli Turtle importimisega on meil tekkinud siia mitmeid erinevaid muutuid, mida me saame kasutada. Aga me praegu sellest ei süvene ja võtan selle siis siit ära selle akna. View variables sai siis endale lisada selle akna osa. Proovime ka pööramist. Näiteks paneme teiseks käsuks seejärel, et nool pööraks paremale hetke seisuasendi mõttes 90 kraadi. Selleks on siis käsk right ja sulgudesse 90. Siin siis tähendab see kraadi. Proovime ka, käivitan programmi ja tõesti joonistas sirge ja pööras siis nool paremale. Ja lisame siia veel ühe käsu forward 100. Forward 100. Vaatame, paneme selle kinni ja siis joonistatakse selline kujund, et liikus otse, pööras paremale ja liikus jälle 100 otse. Nii jätkates saame näiteks joonistada ruudu. Seda saate proovida iseseisvalt. Aga teeme nüüd siis sellise programmi, kus küsime kasutajalt ühe tähe ja kui see täht on L, siis joonistatakse ekraanile L täht. Selleks siis loome muutuja nimega täht. Täht võrdub input ja siia järele siis sulgude vahel, jutumärkide vahele. Palun sisestada täht. Ja tühik. Ja teiseks asjaks võib siis kontrollida, kas sisestatud täht on ikkagi L täht. Selleks teeme tingimuslause. If täht võrdub jutumärkidesse L ja kindlasti koolon. Ja nüüd siis tuleks kilpkonna graafiku kasutades joonistada L täht. Et L-tähte joonistame natuke teistmoodi. Kustutan praegu siit need read ära
et taabi vajutades siis siia if'i alla tuleks kõigepealt trükitähte pööraks vasakule, left 90, seejärel edasi, forward 100, seejärel liiguks tagasi, backward 100, seejärel pööraks siis paremale 90 kraadi, right 90 ja liiguks ka edasi 100, forward 100. Proovime, kuidas töötab. Käivitan programmi. Nüüd üks oluline asi siis tingimuslausete juures on see, et siin ei kasutada ühekordset võrdusmärki, vaid võrdlemiseks kasutatakse kahekordset võrdusmärki. Parandan selle ära, salvestan programmi ja käivitan uuesti. Ja tundub, et nüüd siis töötab. Öeldakse, palun sisestada täht, paneme siia L-tähe ja programm joonistas siis sellise L-kujulise tähe. Paneme selle kinni. Mis siis aga juhtub, kui kasutaja sisestab väikese tähe? Teeme nii, et ka väike L joonistab vastava tähe. Väikeste tähtedega arvestamiseks on tegelikult mitu võimalust. Üks võimalus on kasutaja sisestatud tähed alati suureks muuta või siis väikseks, et saaks hiljem võrrelda. Meie aga praegu arvestame if lauses ka väikest tähte selliselt. If täht võrdub L, or või siis täht võrdub väike L. Proovime nüüd, kas töötab. Panen programmi käima, sisestan ka väikese L-i ja ikkagi joonistatakse L-täht. Proovime ka mõne muu tähega. Proovime, kui me paneme siia näiteks O. Minu ilmub see kilpkonna aken siis kogu aeg siia taha. On näha, et see aken avatakse, aga midagi ei joonistata. Aga nüüd polegi muud, kui teha samamoodi ka teiste tähtedega. Võtke näiteks selliseid tähti nagu ša, g või j. Tegelikult eriti tore oleks, kui vigase sisestuse puhul või näiteks kui vastav tähte pole defineeritud, programm ka seda ütleks. Edu katsetamisel!